Me oleme täna siin, et meenutada üht vaprat meest. Üht meest, kelles sai kokku nii kultuurilugu kui ka kirikulugu. Üks Eesti mees, kes on jätnud oma jälje kohalikku ajalukku, jätnud oma jälje ka meie südametesse. Rudolf Tobias, tema 147. sünniaastapäeva me täna tähistame siin. Kiida mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema headega. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved, tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helituse ja halastusega nagu pärjaga. Kiitke Issandat, kõik tema tööd, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing Issandat. On väga eriline olla siin kirikus jälle ja mõelda, et tänane sünnipäevalaps, kui nii tohib öelda, sünniaastapäevaline, on siin kirikus mänginud. Aga Tobiase puhul tahaksin ma veel meelde tuletada meile kõigile meeles hoidmiseks. Mitte ainult seda, et ta oli väga väljapaistvate muusikaliste annetega, niisugusi on iga rahva hulgas kulgega. Vaid ka seda, et ta oli ilmselt väga heade õppimiseeldustega. See, mida tema isa talle juba käinas, õpetas. Ja see, mida Toomkiriku organist Reinike talle gümnaasiumi kõrvalt orellimängus ja teoorias õpetas, et see kõik oli nii tõhus, et see kannatas välja Peterburi konservatooriumi lõpetamist 2 erialal 4 aastaga. Teate, seda vägitükki ei ole minu teada siiamaani mitte keegi eestlastest järgi teinud. Et jääb üle imetleda Rudolf Tobiase sirgjoonelisust oma eesmärgi poole minemises ja mulle tundub, see eesmärk oli vaimuliku muusika reformimine. Olgu meil mälestus sellest esimesest mehest kustumatu ja on mõistagi hea meel, et 92. aastal suurtele pingutustele tänu õnnestus Tobiase põrm likvideerimisele minevast Wilmersdorfi kalmistust kätte saada, Eestimaale tuua. Siinkohal peab ütlema sügavat tänu Tarvo Pärdile, kes sai seda aktsiooni väga mõjurikkalt toetada, nii et see ümbermatmine leidis juuni alguses aset. Meie suured mehed peaksid olema meie lähedal, vähemalt vaimus. Kunileiu kaudu meil ei ole, aga Tobiase kaud on meil siiski olemas. Nii et mõtleme tema peale täna tänutundes.
mina tahaks öelda seda, et väga oluline on see, et hoida, meenutada ja edasi kanda seda kultuurilugu, seda kultuuriväärtust, sellest rääkida, seda jagada. See aitab meil elada, see aitab meil tunda, kus on meie kodu, kus on meie juured ja see aitab ka mõista teinekord selliste teemade peale või sellised teemasid, mis võib-olla pealtnäha ei tundugi otseselt kultuuriga seotud. Kultuur kannab tegelikult oma vaimsust igasse eluvaldkonda ja ääretult tore on see, et Kullamaa inimesed väärtustavad seda väga-väga rikkalikku kultuuripärandit ja jagavad seda hoolega ja rõõmuga, et teised ka sellest teadmisest osa saaksid, kes sellega võib-olla igapäevaselt nii tihedalt kokku ei puutu. See on väga suur väärtus. Aitäh kõigile kohale tulnutele. Meie Isa, kes sa oled taevas, ühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Minge siis Jumala rahus ja kandkem seda kuldset rõõmu, mida päikeses ära oma tegudes, oma südames, oma silmades, oma lugudes. Ma ütlen ikka seda juba kui palju kordi, et Jumal hoiab Eesti asjadel kätt peal, kaitseb. Mõned asjad, mis oleks võinud ju täitsa lootusetult kaduma minna, on siiski meil alles. Ja siis ma mõtlen selle Johannese peale, et kogudus pidi tast ikka hirmsasti hoolima, sest auväärsemat matluse kohta peaaegu kiriku ukse alla. Igale ühele ei oleks niisugust platsi antudki. Eks te ise tea.